fuck? Meil lend läheb kohe välja. Mis asja? Kuidas see võimalik, et ta läheb meiga mingi 10 tundi varem välja? On see võimalik või? Täiesti perses. Oota. Nii. Oota, ma läksin nii närvi praegu. Me pidi kell 7 õhtul minema lend ju. See on see, kui ma pole nagu telefoni üks päev, kõik asjad lähevad perse kohe nagu. Nii palju ruumi siin all nagu, kui üleval on see, kus see elu toimub nagu. Alla on lihtsalt põrand. Nii palju rääkinud sellest, issand jumal. No ei olema peab For going to the bar, you have to find a product and you will find that one on sale. One on sale? Product on sale. Oferta speciale? Yeah. Oh, right here. So take the product. Okay, I'm gonna take... No, you have to take the one. Yeah. No. No! What? This one? Yeah, Okay, sorry. You have to give back to me. Thank you. Thank you so much. Niisiis me leidsime sellise ägeda baari nagu minimarket, kuhu sisse saamiseks pidi lahendama väikese mõistatuse ja see koht oli totaalselt kaupluse stiilis, alustades menüüst ja lõpetades sellega, et sulle tuuakse lauda tšekk väikeses ostukärus. Ja kuigi ka kokteilid olid mega head, siis ikkagi see DJ, kes mängis vinüülide pealt plaate, oli minu meelest kirsiks tordil. Temaga sama laua taga istusid inimesed, jõid kokteile, rääkisid juttu. Ehk see kõik oli väga sellise spoiler-ruumi stiilis. Kui sa oled Palermos ja otsid mõnusat baari, siis seda kohta ma kindlasti soovitan. Tere hommikust Palermo, tere hommikust Sitsiilia. Väga tore on olla siin. Vaatad on alati 10-10. Täna on esmaspäeva hommik Palermos ja nii äge on näha, kuidas kõik vaikselt nagu ärkavad päevale, panevad oma ärisid püsti ja kuidagi see on hoopis teistsugune vibe, mis eile õhtul, pühapäeva õhtul oli, mis oli täielik mingi, siuke pidu käis igal pool lihtsalt. Me leidsime vist ühe koha, mis pakub lisaks ainult saiale veel ka näiteks omletti. Ma nagu söön alati muna, kas või nagu natukese majoneesi ja ketšupiga. Palun, see on lihtsalt nagu nii hea. Natukene vaata, mingit vürtsi siia ellu. Ma kuskil kunagi kuulsin, kui sa jood apelsinimahla hommikuks, samal ajal kui sa jood ka kohvi hommikuks, nagu enamasti hotellides on, siis see viib maksimaalselt su kehast välja kaltsiumi. See magusasi on graffen. Kui te tulete kunagi Itaaliasse, siis sööge graffenit. See on freaking hea. Siin on mingisugune kreem sees ja muidu ongi nagu pončik. Kehale on siin nagu 0% midagi head, aga hingele on 100% head siin toidus. Minu telefon andis üks päev otsad, on ja? See kukkus mul ilma korpuseta. Laks vastu maad ja ekraan ei tööta. Siis me lähme vaatama, kas me leiame ühe mingisuguse koha siin, mis parandaks ära minu ekraani. Buongiorno. Ciao. Ciao. Okei, kuna neil läheb selle vahetusega reaalselt ainult 30 minutit, aga meil on vaja check it out'i oma Airbnb'st, mis on siin samas lähedal kohe, siis me läheme, võtame oma tavaari ja viime pakihoidu pooleks päevaks, sest et meil on alles õhtul on lend tagasi Eestisse. Kell on alles 9 vist, on ju. Business käib, kaltsium on lahkunud kehast ja meie tegeleme asjadega, millega on vaja tegeleda. Asjad, mis meigivad sensi Palermos, sa tood auto mingisugused ülejäägid maja katusele. Miks? Okei, sul on see silma alt ära, aga me kõik freaking näeme seda. Käes küsiti kella helistades, et do we come with good intentions or bad intentions? Bounce'i reklaami me nägime praamist tulles tagasi Palermosse. See peaks olema nagu pakihoiu koht. Nii, siin peab niimoodi QR-koodi skänneerima, siis sa saad teada, mis sul see värk läheb maksma. Väljas polnud ühtegi silti, et see Bounce nagu siin oleks. Et ainult Google Mapsi järgi me saime siia tuldud. Mis see maksma läheb, kas juba näed või? 18 eurot või? Pool päeva kõik need asjad. See on väga okei diil ju. Ekraan on ees. Kui tore. On so happy. Hello. What is the name of this market? Vuciri? Vuciri? Okei, grazie. Ja see on minu meelest üks lahedamaid kohti siin linnas sellepärast, et siin käibki elu ja see elu on täiesti
crazy. Ja see ongi see, miks mulle Palermo täiega meeldib. Ja siis sa saad ka kõige autentsemad ja paremaid päris kohalikke maitseid. Näe, vaata siit kõik asjad valmivad. Buongiorno! What the fuck? Meil lend läheb kohe välja. What the fuck? Mis asja? Kuidas see võimalik, et ta läheb meiga mingi 10 tundi varem välja? On see võimalik või? Kui oled ostnud 10 tundi varema pileti. Täiesti perses. Oota. Nii. Oota, ma läksin nii närvi praegu. Me pidi ka 7 õhtul minema lend ju. See on see, kui ma pole nagu telefoni üks päev, kõik asjad lähevad perse kohe nagu. Oh my god! Võib-olla istume maha, võtame külma joogi ja siis hakkame... No siis sinna me jõua enimi. ...probleemiga tegelema. Rahulikult käime mööda Palermot ringi, siin on see. Ja lennub samal ajal nagu lendab minema. Tere tulemast reisile minuga. Kunagi ei tea, millal lennub klaab. Käib suuremat sorti piletit otsimine. Palermo on Sitsiilia pealinn ja see on koht, mida pole minu meelest võimalik mitte ühegi linnaga otseselt võrrelda. Ta on lihtsalt nii omanäoline ja kihiline, aga kui me seda siiski peaksin proovima teha, siis ma ütleksin, et Palermol on Firenze ilu ja Napoli toores autentsus. Palermo tänavad on täis erinevaid kontraste, uhked paleed ja kirikud seisavad kõrvuti kaootilise liikluse, turumelu ja tänavatoiduga. Igal pool on aroomid õhus, energia on laes, elu keeb, igal sammul saadab sind helide sümfoonia, keegi kusagil nurga peal laulab, keegi kusagil nurga peal kokkab. Lauja! Come canzoni con amore, con il cuore, con più donne sempre me. See on linn, mis lihtsalt elab ja see mulle Palermo juures lihtsalt nii väga meeldibki. See on see tänav, kus me 2 aastat tagasi elasime Harriga. See on keset kõige hullemat elu siin Palermos üldse. Kõige hullem all, ma mõtlen tegelikult kõige lahedamat. Siin toimub nii palju. Ja minu jaoks peitubki Palermo võlu kõige rohkem tema toores autentsuses, selles elavas atmosfääris, ajaloos, ilus ja muidugi väikeses kaoses, sest no olgem ausalt, see käib Itaaliaga ikka ja alati käsikäes. Mul on vaja teada, mis asi see on, mis juurikaga on tegu ja issand jumal. Kas see on tõesti nagu aubergine? See on suvikõrvits või? Selline. Trattoria al Sorriso. Me läheme sellisesse kohta sööma nagu Trattoria al Sorriso, Cucina Popolare. Sellel on päris head review'd Google'is. Harri leidis selle koha. Ja ma näen, et siin sees söövad väga paljud kohalikud, mis on alati hea märk. Kui kohalikud söövad, see peab olema hea kohalik toit. Ehk siis, kuna see koht on suht täis, siis ma arvan, et see tuleb mõnus lõunasöögi elamus. Grazie, grazie. Oi, siin on tõesti palju inimesi. Jumal äge. Me võtsime natuke veini, sest et väga raske päev on olnud. No nii raisk. Ma tahan küll veini, mul on tänasest päevast juba kopp ees. Me tellisime traditsioonilisi Sitsiilia toite. Mina võtsin mingi klassikalise roa, mille nimi mulle jälle ei meenu, aga see tomati mingi värk siin peal on nagu imemaitsev. Harri võttis veel klassikalisem asja, carbonara. Aga tegelikult nii ilusad ma ei olegi näinud vist oma elus. Rahvas, see toit on nii hea. See on täpselt siuke nagu tulema pea. Gracias. Madrid pare ser una obligación. Holy tuvi.
kui sa oled selline reisija, kellele meeldib palju jalutada ja lihtsalt tänavate vahele ära kaduda, sest et tegelikult sa avastad nii kõige lahedamaid ja erilisemaid peidetud aardeid, siis Palermo on sinu jaoks kindlasti üks õige sihtkoht, sest et see linn on vägagi kõnnitav, nii et ole valmis kauniks ajalooks, muuseumiteks, kohvikuteks, ägedateks poodideks. Palermol on lihtsalt nii palju pakkuda ja muidugi toit, seal on nii palju restorane, alustades väga lihtsatest tänavatoidukohtadest, jätkates autentsete kohalike söögikohtadega ja lõpetades fine dining restoranidega. Palermost leiad sa need kõik. Dolce ja Gabbana Collabo. Vana Toomas Collabo. See lõppsöön jääb kana Collabo. Siin Palermos on ülikaunis selline uus rajoon sadamas. Meie laevad, mis siis nagu läksid neildele Aioli saartele, lähevad siit samast kohe välja niimoodi, et see kogu ilus koht on täpselt sadamas. Kui te kunagi lähete ka nendele saartele, siis te teate, te saate enne siin süüa näiteks. Me oleme juba teist korda siin. Meile väga meeldib see food. Okei, aga nüüd sööme. Viimane õhtu Palermos, ma arvan. Tere ja hea päev, rahva. Oota, Harjaga räägi, mida sina omale täna ostsid? Mina ostsin täna endale prillipaelad. Vaadake seda, wow. Harri hüppas 8 minutiks just poolde sisse ja tal olid 2 prillipaelad, mitte 1, vaid 2. Nii tore. Me oleme nüüd teel Palermo lennujaama, meie lend läheb läbi Barcelona, meil on väike ümberistumine seal. Ma lihtsalt loodan, et me jõuame jätkulennule, sest et kuna mul on võttepäev homme, siis see ei ole võimalik, et see võttepäev ära jääb nagu minu pärast. See lihtsalt ei tule kõne allagi. Aga üks asi korraga, ärme stressa praegu selle pärast, sest et loodame, et kõik sujub. Okei, aga ma tahtsin veel öelda ühe tipi siia lõppu. Me oleme praegust sellise ühe tüübi takso peal, kes meid viis läbi Uberi äppi, kui me Palermosse maandusime, siis meie öömai. Me võtsime siis takso läbi Uberi, see tuli nagu, ma ei tea, võib-olla vist nagu mõni euro ainult soodsam kui siis, kui sa võtad sealt eest takso, aga nad tahavad siin täiega koorida seal ees, ehk siis nagu neil on see taksomeeter, aga tegelikult kohalikud räägivad, et see taksomeeter on bullshit ja see peaks olema fix nagu price, aga seal ei ole ja siis sul on nagu valida, kas sa siis läheb bussiga või siis maksad selle nagu taksomeetri järgi või võtad Uberi. Me võtsime Uberi ja ma ei tea, see reis maksis mingi 62 €, aga samas see on tund aega, ehk siis nagu ma arvan, see on väga fair price. Aga siis see taksojuht, kes meil Uberit sõitis, ta andis meile oma numbri, et kui me tahame väljaspool Uberi äppi siis minna tagasi lennujaama, et siis maksab 50 €, ehk siis nagu fiksitud summa. Ja sellel reisil ma olen päris mitu kontakti võtnud ja neid on alati vaja läinud ja see on nagu nii mugav, et olukorras, kui sa tegelikult ei tea nagu, sa ei tunne seda keskkonda tegelikult täpselt, siis sul on tegelikult ülihea teada, et sul on see mingi inimene, kellega sa oled korra sõitnud ja kelle kontakt sul on olemas, kes saab sind tegelikult aidata ja viia kuhu vaja. Kui teile pakutakse mingisugust kontakti, et umbes tule sõida minuga veel millalgi, siis alati igaks juhuks võtta see kontakt.